Tere, mina olen Kalle Paas, sinu parim sõber valimiste eelsel ajal. Kohe-kohe jõuavad kätte valimised ja 6. märtsil annad sina oma hääle. Ja kui valimiskast oma lõugu ei laksuta ja su näppe sinna vahele ei võtta, siis sa saad järgmine kord valida alles 4 aasta pärast. Seepärast on eriti oluline kaaluda, kellele sa oma hääle annad ja mina ulatan sulle siin abikäe, sest valimiste mõte ja Riigikogu mõte on ju see, et inimesed, kes pääsevad Riigikokku, teevad show'd ja seda sinu maksumaksja raha eest. Täna võtame ette Reformierakonna valimispaketi. Tegemist on äärmiselt uhke asjaga. Siin on meil kotitäis kraami, mis ilmselgelt pole enne mind ühegi heteroseksuaalse mehe kätt tunda saanud. Tegemist on kauni kompositsiooniga, mida kroonib ilus kuldne pael. Meie avame selle koti ja kohe siit esimesena vaatabki meile vastu üks küsimus. Nimelt, mis on selles pütis? Reformierakonna koti keskel on suur pütt ja meie küsimegi, kas siin püti sees on A. kassiliiv, B. kruus või C. on siin pütitäis hommikuhelbeid. Uurides seda uhket Reformierakonna pakki väljaspoolt, tuvastan ma, et siin on mitu purki mett. Mesiniku pojapojana tean, et mesi on äärmiselt tervislik, ent kus on mesi, seal võivad olla ka mesilased. Nii et enne kui selle paki päriselt lahti teeme, peame kontrollima, ega siin mesilasi sees ei ole. Tuleb välja, et mesilased on pakist kadunud, kus nad olla võivad. Kui mesilased pole siin, siis nad on jäänud kohta, kus see pakk kokku pakiti. Jah, halloo. Jah, 112 helistasin õigesse kohta. Ma tahaksin teatada õnnetusest, bioloogilisest õnnetusest. Tartus Raekoja platsil on Reformierakonna kontor. Ma kardan, et neil on seal probleem praegu mesilastega. Jah, just. Ja mesilastega, ja tõsiselt. Et minge vaadake sealt igaks üks läbi. Käige ja kontrollige seda asja. Mina olen täiesti rahulik. Mis tabletid? Ma olen tabletid ära juba täna võtnud. Reformierakond ütleb oma selleaastases programmis, et Eesti peaks olema kõige parem paik elamiseks. Ja tõepoolest, kui see kotitäis erakonna nänniga minuni jõudis, tundsin ma, et mu elus on midagi muutunud. Otse kui oleks meid tabanud 2. sünnipäev. Ja ma pean tunnistama, et isegi kui ma oma sõpradele peale maksaksin, ei saaks ma nii uhket kingitust. Nii et tõesti, kiidusõnad Reformierakonnale. Ent selle kõige juures tasub olla ettevaatlik. Uurides seda uhket pakki seest poolt, näeme, et lisaks kõigele muule heale leiab siit seest ka mett. Mina mesiniku pojapojana tean väga hästi, et mesi on äärmiselt kasulik ja tervisele hea. Ent lisaks meile on Reformierakond siia kaasa pannud ka komme. Ja arvestades seda, kuidas Eesti Vabariik toetab Eestis hambahooldust ja hambaravi, on kindel see, et kui me nüüd kõik need kommid siit uhke pakisest ära sööme, siis 4 aasta pärast, lähemate paari valimistsükli jooksul, võib Reformierakond meile edaspidi jagada lahjad supilurri, sest hambaid meil enam suus ei ole. Otse loomulikult leiab Reformierakonna selleaastasest kingikotist ka pastakaid. See on Eesti parteide ammu tuntud ja armastatud tava jagada inimestele pastakaid. Ent siin on mõned agad. Näiteks on üldtuntud fakt, et Eestis on 0,2% elanikest kirjaoskamatud, mistõttu kirjapulkade jagamine on ilmselge diskrimineerimine. Miks jagada samuti pastakaid näiteks noortele, kes arvutis istudes, reidis istudes, ilmselgelt enam pastakaga midagi peale ei oska hakata, see küsimus jääb ka mind kummitama. Nii et sisuliselt nende pastakatega on erakond teinud ühe strateegilise vea, see on sama hea, kui minna näiteks pensionäride klubi ajaratas koosolekule ja hakata seal iPad'e jagama. Küll on aga sellel Reformierakonna pastakal hämmastav isekirjutav automaatrežiim. Vaadake, ma võtan pastaka kätte ja tadah! See pastakas suudab joonistada orava, kes istub rahakuhja otsas ja raha on ta ilmselt ise oma tagu otsast välja munenud. Väga lahe on samas Reformierakonna valimisnänni ülevaadates ja kiites tuvastada, et erakond on mõelnud sellise asja peale, nagu seda on saabuv kevad. Külm talv on meid kõiki kimbutanud, aga erakond on asja läbi mõelnud ja pannud inimestele kevadiseks ajaks, kui lumi sulab ja hakkab vihma sadama, nemad on kaasa pannud ühe vihmamütsi. Võtame selle vihmamütsi paki lahti
ja siit seest, nagu näeme, on väike vihmamüts. Tegemist on sellise kompaktse asjaga. Inimesed saavad kompaktse vihmamütsi, mis siis, ma saan aru, tuleb lahti teha ja siis see ka endale pähe panna. Proovime kohe järgi, kuidas see vihmamüts inimesele pähe hakkab. Hirmus väike on. Tuleb välja, et järgmisel korral peaks Reformierakond jagama siiski vanu häid vihmavarje. Lõpetuseks. Hea inimene, kes sa oled jälginud seda ülevaadet erakondade jagatavast nännist, tuletame sulle ka meelde, et küsisime päris alguses ühe küsimuse. Ja nimelt, mis on selles suures ja uhkes pütis? Teeme selle pidulikult lahti. Iga testi eesmärk peab olema ikkagi kõike seda praktiliselt iseenda peal järele proovida. Vaatame, siin on selline sõmerat sorti asi. Proovime seda hambaga. Kui variandid olid, et kas tegemist on A. kassiliivaga, B. kruusaga või C. hommikuhelvestega, siis kindel võib olla, et helvest siin ei ole. Kassiliivaks võib seda asja muidugi kasutada, juhul kui kassil on mingisugusest tugevast metallist taguvats. Järelikult tuleb välja, et Reformierakond on Tartu valijatele andnud kaasa pütitäie kruusa. Mis on Eesti tulevikule mõeldes ainult hea uudis, sest kruus on võetud mõnest karjäärist ja kui see erakond on hakanud juba sügavale Eesti maapõue kaevama, võime eeldada, et pärast kruusa leitakse ka kulda ja seejärel naftat. Nii et head sõbrad, valides Reformierakonda, oleme varsti rikkad nagu norralased.